Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Esimene kaart on teilt täht. Tähekaart räägib usust, lootusest, tervenemisest, räägib sellest, et soovid täituvad nii nagu päriselus. Me vaatame taevasse ja näeme langevat tähte, me midagi soovime. Ja teie soovid, armsad vähid, täituvad ka. Teil on siin 2 sellist kaarti. Üks on see täht ja teine on kuskil siin veel. See on karikate 9. Karikate 9 räägib sellest, et universum on otsustanud teie soove täitma hakata. Et mingid soovid lähiajal lähevad täide. Ju te siin soovisite võib-olla aastavahetusel või jõulude ajal, sest hästi palju tuli siis neid soovimise ja soovide täitmise kaarte kõikidele tähtkujudele põhimõtteliselt. Et ju siis nüüd on aeg hakata neid soove täitma ja teil on väga raske praegu kuidagi, ma arvan, teil on hinges hästi raske tunne. Te tunnete ennast läbipõlenuna. Ja teil on väga raske koorem. Kas te olete nüüd ise selle võtnud või on see teile õlule pandud, aga igal juhul te tunnete selle koorma all ennast läbipõlenuna. Aga ma räägin ka nagu, miks ma seda ütlen. Nii, tähekaart on. Siis on siin järgmine on mõõkade 10. Vot see on see läbipõlemise kaart. See on see selline kaart, selline tunne on inimesel, et ta on nagu vastu maad surutud, ta on lihtsalt niivõrd läbi, et ta ei jaksa jalga ega kätt enam liigutada. Vot selline tunne on teil. Siit edasi tuleb kohe see soovide täitumise kaart ehk karikate 9 ja siis seal ülemises reas viimane kaart on sauade 10. Sauade 10 ongi see raske koorem, mida te olete enda õlule võtnud, kas siis tahtlikult, teadlikult või siis on see teile pandud. Aga asjad lähevad edasi kiirelt. Ma loodan, et see koorem teie õlul kas võetakse ära või suudate seda kuidagi jagada. Sest siin alumine kaart on sauade 8 ja sauade 8 on kõige kiirem kaart tarokaardipakis. See tähendab, et asjad hakkavad kiirelt liikuma. Siin edasi on sauade 5. Sauade 5 minu jaoks on koosolek, ta on ka konkurents, aga selles situatsioonis on ta pigem selline arutelu. See võib olla ju teil kohustus mitte tööalane, vaid see võib olla midagi sellist perekonnasisest või suguvõsasisest või on teil mingeid hobisid nii palju, et ei jaksa enam kanda. Aga mulle tundub nii, et see sauade 5 selles situatsioonis räägib lahenduste otsimisest. Räägib sellest lahenduste otsimisest, et võib olla ka nii, et kuidas nagu teie koormat kergendada. Kuidas teid sealt üles aidata sellest kuidas ma siis ütlen, sellest raskest olemisest või sellest tundest, et enam ei jaksa. Et arutatakse natukene, mõeldakse nii ja mõeldakse naa ja ma loodan küll, et leitakse lahendus. Viimane kaart on teil siin müntide baas ja müntide baas on rahakaart. Ta räägib mingisugusest lisaraha saamisest, lisavõimalustest, võib-olla pakutakse teile midagi muud. Võib-olla teil on tõesti töö nii raske, et inimesed ümberringi ka märkavad seda, et või ütlete ise välja, et ma seda enam teha ei saa, ma lihtsalt ei jaksa. Et pakutakse võib-olla mingisuguseid muid lahendusi. See kergendab teie koormat ja säilitab teie sissetuleku. Et vot sellised kaardid tulid teile selleks nädalaks, armsad vähid. Ei ole nagu midagi väga hullu, et kui see täht ikkagi kõike parandab ja tervendab ja lahendused tulevad ja leitakse see selline kuldne kesktee, et siis on ju iseenesest väga tore. Saate oma koormat kergendada, saate puhata, taastuda ja elu tundub jälle elamist väärt. Aga olge tublid, pidage vastu, küllap see lahendus tuleb varsti.
kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.